kui meri oleks lahti, siis oleks siin tuttpütid ja hallpõstpütid ja selles mõttes see Kuressaare laht on ka juba ise püttide jaoks üsna hea koht. No, minu koolis ei olnud vaja gümnaasiumis teha uurimustööd, aga kuna mul mitmed sõbrad mujalt koolidest tegid, siis mul tekkis endal ka ikkagi selline soov nagu midagi päriselt uurida. Ja mul oli võimalus saada ka oma juhendajaks Inge Vahter ja minu poolt tuli siis valida teema ja kuna ma lindudega olen hästi palju juba varasemalt ka tegelenud, siis sarvikpütt tundus selline natuke tundmatu, natuke selline haruldasem ja minu jaoks hästi põnev lind. Tal on sellised oranžid, hästi silmapaistvad sarved või sellised leegid peas. Et nad on kogu aeg 24/7 elavad vees, on hästi põnev ja muidugi see nende selline käitumine, kõik see kevadine pulmatrall ja see, kuidas nad pesa ehitavad vee pinnale ja kuidas nad laste eest hoolitsevad, et see on just selline hästi põnev, et ma olen uurimistöö tegemise või kirjutamise juures kõige lahedamad on siis kaks asja. Üks on see, et sa saad midagi, kui sa oled töö valmis saanud, siis sa oled lõpuks midagi päriselt ära uurinud, sul on mingi konkreetne tulemus. Ja teine on muidugi see, et peale selle töö kirjutamist oled sina sellel siis alal kõige targem. Nii et põhimõtteliselt siis kõik teised saavad sinu käest küsida.